Oleme täna siin lõpetamas Pastoraadi Piiblikooli 4. õppeaastat ja meil on hea võimalus küsida meie värsketelt nõnda ütelda vilistlastelt mõned küsimused. Nii, küsin, et kas nüüd on piibel selge? No niimoodi ei saa öelda, et oleks nagu selge, eks ju, et aga üht-teist on selgemaks saanud, ütlen nii, et algus on tehtud, nüüd tuleb ennal edasi minna. Või läks segasemaks hoopis? Ma arvan, et see võib olla seal oma tõetera, et teatud kohtade üle peab veel nagu tõsisemalt järgi mõtlema, nii et piibel on selline raamat, mida sa pead lugema ja... Kas tuled uuel aastal jälle? Tänase emotsiooni pealt võin öelda jaa, eks ju, et siin kahtlust ei ole, eks. Julgustan kõiki teisi ka tulema, eks. Nii, küsin, mis oli kõige eredam hetk selles piiblikoolis täna, sellel õppeaastal? Tegelikult oli igal korral midagi eredat. Kõik liigutas, aga meelde jäävam ja ikkagi selline, mis ikka täiesti pani hinge värelema, oli Enoch Haameri jutlusõhtu. See oligi jutlus sellepärast, et tänu Jumalale ta tunnistas meile üles, et tal ununesid konspektid koju. Ta mitmel korral vabandas, kuidas ta nüüd on hädas, aga see oli kõige siiram ja see kõik oli täpselt selles hetkes õige. Et me kõik vajasime just seda, kuidas kõige puhtamalt, kõige lihtsamalt pöörduda Jumala poole. Milliseid sõnu kasutada või seda tegelikult ei saa kirjeldada. Me ikka mitmed läksime pisarad silmis koju. See oli väga-väga suur hingeliigutus. Tänu Jumalale. Aitäh. Nii, ja vaatame nüüd siis, tehke ruumi, et tuleme küsime siit nüüd veel ka, et miks võiks tulla Pastoraadi Piiblikooli? Kui sa tahad aru saada Uue ja Vana Testamendi seostest, siis see on väga hea koht selleks. Kas midagi veel? Saad palju teadmist piibliga nagu sellise tausta konteksti kohta, mida võib-olla isama lugemisel ise ei oska üldse arvestadagi. No väga hea. No, tore, et me oleme nüüd lõpetanud selle õppeaasta ja oktoobri algusest ootame juba uusi üliõpilasi ja võib-olla vanu tuttavaid ka tagasi siia Pastoraadi Piiblikooli.